Ühesõnaga, räägin täna siis natukene, kuidas Bauhofil läks sükene ülemineku periood 2020 aastal. Et kui me üritasime edasi arendada jaeteeninduse ja e-poe sükest sünergiat nii kliendi jaoks ja kui ka nagu ettevõtte siseselt meil. Et ajajoon minu jaoks muutuski. On löönud nagu kaheks, et on kõik, mis on enne 2020 aastat ja kõik, mis on pärast 2020 aastat, siis kui meil see COVID-kriis nii-öelda tuli. Ja mis nagu seda 2020 aasta eelnev periood, mida see iseloomustab, on see, et meil olid tegelikult nagu protsessid paigas. Meil e-pood toimis, meil oli nagu omnichannel loodud, aga see oli loodud sellistele mahtudele, see tõenäoliselt ei olnud valmis selleks, mis COVID kaasa endaga tõi. Ja peamised nagu murekohad võib-olla, või nagu ütleme üks asi oli väiksed mahud, on ju, mis meil olid. Meil oli kogu komplekteerimine toimus ühes kaupluses Lasnamäel ja meil sükene e-poe keskkond kui selline ei olnud kuigi kliendisõbralik. Ja sealhulgas siis ka tellimuste väljastamine, et see oli sükene väike armas rakukene Lasnamäe kaupluses, mis natuke jaeteeninduse poole pealt vaadates segas elu. Et ei saanud keegi päris täpselt aru, miks me üldse seal olime. Kui nüüd 2020 aasta COVID-kriis kätte jõudis, siis mis oli ehituspoodide puhul veidi teistsugune oli see, et meil ei pandud kauplused füüsiliselt kinni. Et me olime valitsusega pidevalt kontaktis ja müüsime ennast siis kui hädavajalike tarvete müüjad. Et generaatorid ja mis seal kõik on ju. Ja see justkui tekitas meile olukorra, kus 50% jaemahud ikkagi kukkusid, sest et kliendid jäid koju ja kõik see konventeerus meile e-poodi, ehk meile e-poe mahud tõusid seal pea 10-kordselt. Me ei olnud absoluutselt selleks valmis. Et see lõi meil kogu selle protsessi täiesti segamini ja peamised nagu väljakutsed, mis meil tekkisid, olidki põhimõtteliselt need, et kuna sul on kogu komplekteerimine ühes kaupluses, me saime kohe kõrvetada sellega. Meil oli, sest tol hetkel oli ju see COVID niivõrd värske ja võõras, et üks komplekteerija jäi meil COVIDisse, tähendab seda, et kogu tiim, kogu see vahetus oli kohe maas. Teises vahetuses täpselt sama teema. Meil oli Lasnamäe pood, oli keset COVID-kriisi järsku cancel, kõik kinni, e-pood on suletud. Ja see nagu ümbermängimine, et kuidas kaasata teisi kaupluseid, kus on nagu pool sortimendist ainult võrreldes Lasnamäega. See oli suurepärane aeg. Et sükene kliendile raskesti seletatav olukord, kus me lubame, et me teeme su tellimuse mingisuguse 5 tööpäevaga ära, sest et olid kõrged koormused ja siis tal läheb mingisugune nädal aega veel edasi. Et raske oli neid mõista seda. Ja teine oli see, et kui tellimus sai nagu tehtud, siis lihtsalt statistika mõttes 80% meie tellimustest võetakse click and collect meetodil. Nad tulevad ise järgi. Ja kujuta ette olukorda, kus siis sa lähed infoletti, sa seisad sa koos jaeteeninduse ja klientidega, suki 10 minutit, et kätte saada oma mis iganes e-poe tellimus, ja siis sulle öeldakse, et et sa väljastus on seal laos. Hästi. Ja siis sa lähed sinna lattu, laos saad oma asjad kätte. Siis sa tahad midagi tagasi anda meile, et kuulge, et teil on asjad ikka väga halvasti. Meil tuli 2020 märtsikuus tuli 60 000 telefonikõne, millest me suutsime 1% vastata, sest et e-kirju oli umbes sama palju. Et see oli niisugune sweet spot, kus see asi täpselt üle võttest, et see on see hetk, kus ma hakkasin seda e-poodi juhtima. Ja siis sellele kõige lisaks veel vähe sellest, et meil nagu jaekliendiga väga head suhted sel hetkel enam ei olnud, siis tegelikult me ka jaeteenindusega väga hästi enam ei olnud. Et järsku olime meile jalus, järsku me tõmbasime kogu riiulit tühjaks neil, nemad pidid seda kaupa välja panema kauplustes ja tundsid justkui, et ma ei tea, et miks te nagu neie töö nii raskeks teete. See oli nagu mõistetamatu, et e-pood on kliendi nagu käepikendus. Me olime justkui, me võtame endale need kaubad ja see sükene see sünergia ei olnud kõige parem tol hetkel, et see oli ka üks põhilisi asju, mida me pidime kohe nagu lappima hakkama ja parandama hakkama.
no vot, no ja mis me siis välja hakkasime nagu mõtlema, oli esiteks see, et number 1 probleem, kuidas jaotada ära kõik tellimused Eesti peale. Et me tekitasime siis tehnilise lahenduse, mis võimaldas kaasata absoluutselt kõiki kauplused, mis meil Eestis on, 13 tükki, et saada see mass Lasnamäelt ära. Fine, väga hea. Vähendasime umbes 75% tellimustest oli, umbes 50% peale saime selle mahu. Et siis pooled tellimused olid Lasnamäel. No hästi. Teine olukord, mis me tahtsime nagu lahendada, oli täiesti uue e-poe tegemise läbi, oli see, et meil oli vana e-pood sihukese loogikaga, et töötas ainult Lasnamäe lao pealt. Tähendab seda, et kui Lasnamäel kaupa ei olnud, tellida ei saanud. Aga sa näed, et Põlvas on 100 tükki neid asju. No ei saa. Et siis see tegelikult ajendas meid täiesti uue veebilooma, mis nüüd lõpuks sai valmis, see suvi, ja mis tegelikult kliendid võtsid väga hästi vastu, et see on nagu suur positiivne üllatus siis. Et kliendid saavad igalt poolt oma asju tellida, neil on ostukorvist kohe selge, kas nad saavad selle asja kaupluses kätte või seda seal kaupluses koha peal ei ole, telli kulleriga. No, sihukene lihtne, loogiline, arusaadav. Siis, kuidas me nagu jaeteenindusega nagu suhteid lappima hakkasime. Et ühelt poolt me andsime igasse kauplusesse e-poe töötajad. Et varem oli siis nii, et jaeteeninduse töötajad justkui enda tavatöö kõrvalt panid siis e-poe asju ka kokku. Ja selgelt, et see on nagu neile lisakohustus. Et siis väiksemates kauplustes me tegime üks motivatsioonisüsteemi, mida rohkem tellimusi kokku paned, seda rohkem nagu mingit boonust sa kogud. Ja teiselt poolt, kui nad said endale e-poe töötajad, siis oli neil vaba voli neid töötajaid kasutada ka oma igapäevatöös, juhul kui e-poe tellimusi parasjagu täita ei ole. See automaatselt tekitas meil olukorra, kus jaeteenindus lõpuks nagu tundis, et nende peale mõeldakse ja see kuidagi see suhete nagu kiire paranemine oli niivõrd hästi silmaga näha, et see oli lihtsalt nagu lust lausa. Ja teine asi, mis me tegime väljastamise poole pealt, me kaotasime ära selle infoletist väljastamisele üldse, sest et meil on ju, meie eripära on see, et meil ei ole ainult väiksed kaubad. Et sa tellid omale haamriga, sa tellid ka terrassilaudu, me ei saa infoletist või terrassilaudu kätte anda. Ehk et kogu väljastus läks siis kuskile lattu, tegime sinna normaalse väljastuspunkti, kus saad aru, mis sa tegema pead, kuhu sa helistama pead, et oma asju kätte saada, läks ka paremaks. Ja nagu ma ütlesin ka, et siis üle-eestiline sükene komplekteerimine oli selle nagu asja suur võti. Et tegelikult läbi selle e-poe, mis muutis selle väljastamise või tellimise protsessi kliendi jaoks nii palju nagu loogilisemaks, et nad saavad aru, mis asja nad kuskilt kätte saavad, me vähendasime Lasnamäelt veel poole võrra sisse tulevate tellimuste hulka. Ehk et kokkuvõttes meil oli 25% kõigist tellimustest tuleb Lasnamäele, ülejäänud jaotuvad üle Eesti ära, me saime selle koormuse maha. Et see lihtsalt juba riskide maandamise mõttes oli niivõrd oluline samm, mida teha. Ja siin on üks ilus näide meil sellest Click and Collect alast, kus me suuname sinna alale ära ja mis on nagu kliendi jaoks nüüd tunduvalt alutam. Ning selle lisaks mõtlesime siis, et kuidas saada veel paremaks seda väljastusosa. Et tegelikult see, et sa pead oma väiksele haambrile siia suure ukse taha järgi tulema, et see ei ole ka nagu maailma parim variant. Ja eestlane on ju pakiautomaadi usku. Ehk et me suhtlesime Cleveroniga ja Cleveroniga koostöös me siis tegime endal tellija nopi väljastuse iga kaupluse ette läbi pakiautomaadi. Ja see on, ma ütleksin, päris suur edulugu. Et kui ma tegin seda matemaatikat, et kui palju meil füüsiliselt siia tellimusi mahuks, laminaatparkett ei lähe, terrassilaud ei lähe, generaator ei lähe, et siis matemaatika ütles, et 20% on see maksimaalne hulk tellimusi, mis me saame siia masinasse panna. Ja see oli juba fair enough minu jaoks. Et see juba tasub ära ennast, teeme ära. No nüüd värske statistika näitab, et me paneme
40% tellimustest paneme siia pakiautomaati. Ja mõned kauplused isegi 50%, sõltub kui tragid need on. See tähendab seda, et klient suunatakse võimalikult mugaval viisil enda kaupa kätte saama, nad ei sõltu mingisugust kellaajast, nad võivad tulla öösel, nad ei pea kellegi suhtlema. Et meil oli pikk diskussioon sel teemal, et okei, aga kui ta tuleb infoletti, et siis on ju, äkki võtab midagi veel. No, äkki käib teed tiiru kuskil riiulite vahel. No, ma ei ole eriti seda uskust, et kui ta seisab see 10 minutit ja saab mingisugune X vastuse sealt infoletist, siis see on lihtsalt kindel viis, kuidas ta siis kunagi enam ei tule siia kauplusesse. Et need on iga kaupluse ees, sa võtad oma asja ära ja kui sa mõtled, liimi ei ostmata, käid seest läbi. Et ei ole nagu eriline pingutus. Et need asjad nagu kokkuvõttes muutsid seda nagu, see on see, kuidas me tahtsime kliendile seda olukorda piisavalt valutuks muuta, et nad jätkaksid meie juures käimist ja ongi, et see võtmesõna oli meie jaoks ka see, et ka jaeteenindus tegelikult oleks rahul olukorraga. Et meil kaoks konflikt, huvide konflikt ära ja tänaseks on kogu jaeteenindus ka aru saanud, et see, kui nad võtavad e-poest oma tellimuse, mitte jaeteenindusest, see on pigem nende jaoks ju hea uudis. Vähem tööd, ei pea kliendiga suhtlema. Et justkui üks osa tööst jääb ära. Ja kõvasti aitas ka see ka juurde, et kui varem jaeteeninduse töötajatele boonussüsteem koosnes ainult sellest, kui palju klient jaes tõstis. Et siis me lihtsalt lisasime e-poe ostud samuti sinna boonuse potti ja nende jaoks kadus täielikult see ära, et on mitu kanalit. Nüüd on kõik müük. Üks Bauhof, üks müük, täpselt nagu ka kliendi jaoks. Et on üks Bauhof, üks kauplus, ma saan oma asja kätte, vahet pole, kas ma võtan e-poest, kas ma võtan jaeteenisest, see on nagu kuidagi loogilisem. Et kas meil on nüüd maailma kõige nutikam süsteem ja kõige paremini läbimõeldud süsteem, arenemisruumi on õnneks. Et töö ei ole otsa saanud. Aga jah, ma ütleksin, et see on peamised sammud, mis me nüüd tegime. Ja aitäh! Aitäh Priidule selle sissevaate eest. Selliste arengulugude puhul on alati nagu see koht, kus võiks küsida, et kui sa peaksid uuesti minema tagasi aastasse 2020, kui sa hakkasid seda tegema ja teades seda, mis kõik pärast tuli välja, kas sa teeksid täna midagi teistmoodi? Kas midagi oli sellist, mis sulle tuli üllatusena selle protsessi käigus või mida oleks võinud kohe alguses mõelda? Võib-olla me jäime natukene selle e-poe arendamise poolega hiljaks. Et tükk aega oli niisugust kaalumist, et kas me paneme selle kohe töösse, kuidas me seda teeme, et see otsustusprotsess oli natuke liiga pikk. Et oleks me see kohe töösse pannud, nagu tegelikult tundus loogiline algusest peale, et siis me oleks äkki isegi aasta aega varem selle asjaga valmis saanud ja meil oleks juba täna niisugused tulemused, nagu me juba tol ajal lootsime. Et tegelikult see on võib-olla ainukesed kiiremad otsused natuke, et me väristasime kätt tükk aega, et kõik oli niivõrd ebakindel ja seda enam, et COVID-i perioodil meil üldse oli natuke surmahirm ka, et kas me üldse elame seda asja üle, et hakka nüüd siis investeerima 100 000 uue e-poe peale, kui tegelikult sa ei tea, kas sul on raha, et üldse hankijatelegi maksta oma kauba eest. Et jah, see oli niisugune, ma täiesti mõistan, miks me seda kätt väristasime nii kaua, aga tagant järgi mõtled, et siis ei oleks üldse halb, kui me kohe ära teinud selle. Kas keegi tahab küsida Priidu käest? Nüüd on see pärastlõunane on niisugune kerge võimasus. Üks asi, mida ma tahaks veel küsida, et see sektor, kus te tegutsete, ehituskaubad, konkurents kõrvaltvaatajana vähemalt tundub, et on selline päris agressiivselt nagu hinnapõhiseks läinud, ja tehakse igasuguseid selliseid liigutusi, millest mõnede kohta, mõne turuosalise kohta öeldakse, et need on pehmelt öeldes ebaviisakad, kui siis mitte nagu isegi nagu ebaseaduslikud kohati, et viibutavad siin näppu mõnikord ka järelevalve, tarbijakaitse ja nii edasi. Et kuidas te nagu ise olete ennast nagu selles olukorras nagu positsioneerinud või selle peale mõelnud, et kas see tekitabki sellise, et midagi ei olegi teha, et sa peadki kogu aeg tegema, et iga päev on -30% või kuidas siis üldse nagu ellu jääda?
Jaa, see on kõva diskussioon olnud küll. Et tegelikult täna me näeme eriti selgelt seda, kuidas klient on ülimalt hinnatundlik, et kui isegi varem oli, me rääkisime mingisugusest lojaalsusest, et ma olen harjunud seal käima, mulle meeldib see keskkond, siis täna me pigem märkame seda, et nad on niivõrd hinnatundlikud, et nad on nõus kõik muu andeks sulle andma, kui ainult saaks sinna selle soodsa hinna ja nad on nõus ükskõik kuhu selle nimel sõitma. Aga nagu see soodustuse asi, ka teine punkt on ju, et kui sa võrdled näiteks, vaatad Depot, kes ei tee mingisuguseid protsendi allahindluseid, nad lihtsalt ütlevad, et meil on kõige soodsam hind kõik. Et siis sellist, tema on justkui see näide, mis ütleb, et see protsent ei ole alati kõige tähtsam. Et see on võib-olla selline vana stigma, kus me oleme kinni jäänud ja millega väga paljud tarbijad on kindlasti ka harjunud, aga Depo ilmestab minu jaoks väga hästi seda, et sul ei ole tingimata protsente vaja, et nad sõidavad sinna kohale, võtavad selle hea hinna, on oma ostuga rahul, et on see -50% sama hinnaga, see kokkuvõttes ei ole enam nii tähtis. Ehk siis tarbija ka ikkagi oskab arvutada? Oskavad arvutada, jah. Ja mida läheb nagu keerulisemaks ka see, et kui me teame, et meil on see Omnibussi direktiiv nüüd, mis räägib sellest allahindlusest, mis justkui, kuidas ma ütlen siis, et mis tahab välja juurde selle, et me müümegi seda allahindlust, et justkui meil on kogu aeg mingi müstiliselt kõrge tavahind ja millest me kogu aeg iga päev müüme -50 mingit toodet, et see Omnibussi direktiiv on tegelikult ka midagi, mis tõenäoliselt soosib sükest depolikku käitumist, on ju, et meil ongi, see ongi meie final hind, me ei mängi selle soodustusega, et eks me näe, kuidas see nagu mõjutama hakkab, et siin Tarbijakaitseamet aina enam helistab ja küsib ja kutsub vestlustele, et eks me näe. Aitäh, Priit! Aitäh!